Tere, mina olen Hanna-Liis Kont ja ma räägin teile Flo Kasearu isikunäitusest Ohustatud liigid. See näitus avanes siinsamas Tartu Kunstimuuseumis veebruarikuu teises pooles. Ja kui natukene tutvustada, kes on Flo Kasearu, siis tema kui kunstnik, minu meelest tema puhul on väga oluline välja tuua, et ta väga mänglevalt valib erinevaid kunstiväljendusvorme, meediumeid, millega töötada, vastavalt siis sellele, kuidas on ideed kõige parem edasi anda, töötab ta kas video, foto, installatsiooni või näiteks performance'iga. Ja seda on ka siin näitusel näha. Flo valib teemasid, mis on ühiskondlikult väga aktuaalsed, aga ta ei võta neid lihtsalt juhuslikult, et mis parasjagu on üles kerkinud, vaid ta võtab väga palju inspiratsiooni ka just oma enda elust ja oma lähedaste inimeste elust. Flo puhul on võib-olla veel oluline mainida, et kõik tema teosed või tema looming on vürtsitatud sellise isikupärase huumoriga, mis toob nendesse tõsistesse teemadesse sellist teatavat kergust ja mängulisust. Siin sellel näitusel tegeleb ta ühe Pärnu väikese toidupoega, mis pandi kinni teadmata ajaks 2019. aasta jaanuaris. See pood kuulub Flo emale ja kogu nende pere on sellesse poodi väga palju panustanud. Huvitav on mainida, et umbes 10 aastat tagasi tegeles Flo samuti sellise sarnase teemaga, kui valmis teos Parim enne on möödas. Sellel hetkel valitses parasjagu eelmine majanduskriis ja täna me oleme jõudnud olukorda, kus oleme tõenäoliselt siis uue majanduskriisi või vähemalt majanduslikult väga ebastabiilse ajajärgu alguses. Mulle tundub, et siin näitusel on tegelikult päris mitu sellist prohvetlikku momenti. Kui me vaatame siin ruumis ringi, siis me näeme tavapärasel toidupoele omaseid mööbliesemeid, objekte, kas või seesama vorstilett või lihalett, teisel pool euronõuete kohaselt paigaldatud kraanikauss, et tagada siis hügieen poes. Aga lähemal vaatlusel me märkame, et need objektid ja mööbliesemed ei täida oma tavapärast funktsiooni, et nad on kuidagi teistsugused. Vorstiletis ei ole vorsti, kraanikausist ei saa tavapärasel moel vett lasta, erinevates nurkades paiknevad toataimed on ära kuivanud. Ja see on midagi, mis on Flole, mulle tundub ka väga omane, et ta kuidagi pidi tekitab kummastust või muudab seda, mida me esmapilgul justkui ootame, et me saame, me avastame enda eest tegelikult hoopis midagi muud. Ja paratamatult tekib siin ka seos, vähemalt minu jaoks tänase olukorraga meil ühiskonnas, ühelt poolt see, kuidas eriolukord on kõigi meie igapäevaelu muutnud, aga teiselt poolt just see, kuidas toidupoed on sattunud erilise tähelepanu alla. Kui me liigume näitusel edasi järgmisse ruumi, siis me näeme kahel pool seintel samuti eelneva teemaga tugevalt haakuvaid teoseid. Siin ühel pool on teos pealkirjaga Personaliprobleemid. Me näeme poemüüja kitleid, mis on seinale riputatud justkui loomanahad. Ja teisel pool seinal on väikepoe hirmude sari. Flo on ka varem sarnaseid sarju joonistanud, näiteks sellesama Tartu Kunstimuuseumi muuseumijuhi hirmude sarja. Pean tunnistama, et kui see näitus avanes, siis sisaldasid need teosed minu jaoks küllaltki teistsugust tunnetust või ma lugesin neid teisiti. Ma võtsin neid kuidagi humoorikamalt, mulle tundusid need väga tabavad sümbolid, mida kasutada. Aga täna siin seistes on paratamatult tunne, kui ma neid poemüüja kitleid vaatan, et natukene tekib selline õõnestunne või nagu mõte läheb paratamatult nende inimeste peale, kes igapäevaselt täna tööle lähevad, et meie ülejäänud saaksime poest oma söögi kätte. Kui nüüd tulla nende hirmude juurde, siis siin on kaardistatud päris mitmed, ma arvan, väga inimlikud ja üsna levinud hirmud. Näiteks vandalism, keegi viskab poe akna sisse või tee tööd, et poodi ei saa lahti hoida, sest tänav kaevatakse üles, vargus. Aga ka näiteks see, et klient tuleb liiga suure rahatähega ja müüjal ei ole talle midagi tagasi anda või et võimust võtavad robotkassapidajad näiteks. Ootamatult aktuaalseks on muutunud joonistus pealkirjaga Sai otsa.
mida tõesti võib-olla veel mõned nädalad tagasi ei oleks kujutanud ette, et see võiks niivõrd kõnekas ka 2020. aastal olla. Siin seina peal ei ole haigestumise või viiruse hirmu, küll aga on ettenägematud hirmud, nii et kunstnik on olnud selles suhtes väga ettenägelik, et neid hirme muidugi päris palju ja pidevalt juurde tulemas, mis ühte väikepoodi võivad tabada. Lisaks nendele erinevatele eksponaatidele ja mööbliesemetele, mis siin ruumides on minu arvates oluline pöörata tähelepanu ka sellele hoonele ja nendele ruumidele endile. On ilmselt põhjust meenutada, et siinsamas tegutses aastakümneid Tartu Raekoja platsi legendaarne apteek ja me viibime praegu selle apteegi müügisaalis. Nii et ringiga on siia jälle tagasi jõudnud kassa. See kassa, mille taga ma istun, kannab teose pealkirja Clutch ja ta viitab sellele, kui olulised on väikesed toidupoed kohaliku elu keskusena, sellised sotsiaalse elukeskusena. Sellele on päris mitu korda viitanud ka selle kõnealuse poe omanik Margo Orupõld, kes rõhutab just, et toidupoed ei ole mitte ainult kohad, kust süüa osta, vaid väga sageli just väiksemates kohtades muutuvad nad sellisteks paikadeks, kus inimesed vahetavad omavahel infot, saavad kokku, veedavad meeldivat aega. Ja kui need väiksed poed ära kaovad, siis kaob ka tegelikult see võimalus. Ja see on päris suur kaotus just nendele, kes on erinevatel põhjustel elus üksildased või ei oma seda võimalust muus olukorras või muul moel teineteisega suhelda. Selle teose üks osa on ka tekst, mille on sisse lugenud näituse kuraator Marika Vaarik ja mille on koostanud Laur Kaunissaare. See tekst võtab minu arvates väga hästi kokku tegelikult need erinevad teemaliinid, mis siin näitusel paralleelselt jooksevad. Ja kasutan võimalust, et lugeda ette paar lõiku. Statistika ütleb, et 80% Eesti elanikest ei kavatse mitte kunagi hakata ettevõtjaks ja ometi koolitatakse inimesi just nimelt ettevõtlusega alustama. Alusta kas või tühjalt kohalt. Ettevõtte alustamine võtab Eestis aega kui palju? 5 minutit, aga lõpetamine? Ettevõtlus on eelkõige protsess, aga sellel on ka algus ja lõpp. Protsessi pikkus sõltub väga erinevatest asjaoludest. See võib kesta aastaid, isegi sajandeid, aga ettevõtja ei ole igavene. Ka siis, kui tal läheb kõik hästi või enam-vähem hästi, kuidas maanduda, kuidas pehmelt maanduda? Ma tahan lõpetada inimese, mitte ettevõtjana. See teos on minu arvates selle näituse üks võib-olla kõige poeetilisemaid või kui nii võib öelda, siis ka esteetilisemaid teoseid, et mulle tundub, et siin on tabatud jällegi mingi selline moment, mida tavaolukorras me ei oskaks kuidagi hinnata, et see on siis foto selle sama kassa poolt jäetud jäljest, nii et põhimõtteliselt, mida me näeme, on põrandale kogunenud mustus või siis ka võib öelda, et selline plekk. Teiselt poolt on selles väga palju jutustust, et see sama ajakulg, kõik see aeg, mis see pood on tegutsenud, mis see kassa seal on olnud. Ja minu jaoks küll on tegemist sellise teosega, mida hea meelega paneks endale seina peale. Siin sellel seinal on teos pealkirjaga Apellatsioon, mis räägib sellest, et väikepoe sulgemise tagajärjel, siis konkreetselt Pärnus, hakkasid kohalikud elanikud jätma poe uksele silte, et millal see pood taas avatakse, kuna poeomanik ei olnud konkreetselt ära otsustanud, et ta paneb selle poe lõplikult kinni, vaid nii-öelda ajutiselt või remondiks suletud, siis tekkis selline omamoodi uus kommunikatsioonivorm. Ja meile tundus, et see teema ja see teos konkreetselt annab hea võimaluse luua siia näitusele ka väike ala, kus külastajad saavad oma kommentaari jätta, et võib-olla natuke teistmoodi seda lahendada kui tavalise majaraamatuga, siis pigem sellises apellatsiooni vormis. Ja minu rõõmuks hakkas siia tegelikult üsna pea tulema päris palju igasuguseid erinevaid vastuseid, et me ei andnud külastajatele täpseid juhiseid, mida nad peavad kirjutama.
ja kui lugeda siit seintelt neid erinevaid sõnumeid, siis on päris huvitav, kuidas inimesed on suhestunud selle teemaga. Näiteks on siin üks silt, kus on kirjas nii. Käisin väiksena nurga peal poes ja ostsin natuke võid kaaluga. Nüüd on seal koopiakeskus. Või siis ka selline tore silt, et panin ka oma poe kinni. Ka meil oli kasutamata kraanikauss veider. Et viidates siis sellele samale euronõuetele vastavale kraanikausile, mis paigaldati mitte sellepärast, et poe omanikul endal oli vaja või müüjatel oli vaja, vaid sellepärast, et nõuded nii ette nägid. Selle näituse lõpetab videoteos pealkirjaga Pehme maandumine. See pehme maandumise teema tuli üles juba teoses nimega Klatš, kust ma ühe katke ette lugesin ja kui me vaatame seda teost, siis me näeme, et mitmed niidiotsad või mitmed sellised teemad, mis sellel näitusel on üles tõstatatud või õhku jäänud, seotakse siin justkui kokku. See video on filmitud sealsamas Pärnu poes ja me näeme neid erinevaid värvilisi seinu, mis seal päriselt on ja me näeme, kuidas peaosas olev Marika Vaarik siis poemüüja rollis erinevaid riiuleid ja muid asju kokku tõstab, justkui viimast korda põrandat peseb, otsi kokku tõmbab. Ja kui ma võrdlen seda uut videoteost eelmisega, sellega, mis siis umbes 10 aastat tagasi valmis, siis teoses Parim enne on möödas juhib vaatajat jutustaja poolt antud tempo ja narratiiv, aga siin oleme me pigem sellises oluliselt aeglustunud ajas, toimub selline väga rahulik kulgemine ja kõige selle erineva sellise ajalise tunnetuse taustal on õhus see küsimus, et mis saab edasi. Mis saab edasi sellest poest, aga võib-olla ka laiemalt üldse näiteks väikepoodidest või väikeettevõtetest. Ja kuigi praegu on selline aeg, kus mulle tundub, et on rohkem õhus küsimusi kui vastuseid, siis mis puudutab seda konkreetset näitust, siis kui teil tekkis kuulates küsimusi, kas mulle või näiteks kunstnikule, siis meil on alati hea meel, kui te kirjutate meile ja küsite. Ja loodetavasti me kohtume juba peagi. Vabandust, aga meie iseloomud ei sobi.